Frenchi krae all. Panev sõdur. Sa ei ole minu jätta! Saataid, ma ütleks viksida iga päev, nad on korrektsed ja ilmastikku kindlad. Mehe! Kapu korras. Rivi korr! Tere tulemast kuulama Sõdurile podcasti. Mina olen saatejuht Reames Gert Väljak. Ja täna jõuame teieni taaskord Tallinnast strateegilise kommunikatsiooni keskusest. Ja täna me räägimegi sõduri baaskursusest, ehk siis ütleme niimoodi, et see on iga sõduri jaoks selline esimene suurem samm enne edasist teenistust. Ehk siis tegelikult 14. episoodis me rääkisime SPK esimestest nädalatest. Nüüdseks on tänavusel nii-öelda juulikuu SPK kutselistel siis SPK läbitud ja on juba liigutud edasi siis eriala kursustele. Täna me siis uurimegi, mismoodi näeb välja SPK, ehk siis millised on seal põhikatsumused, raskused ja üleüldine siis nii-öelda sõdurite meeleolu. Ja uurime natuke ka seda lähemalt, et kuhu siis sõdurid ka pärast SPK lõpetamist edasi suunduvad. Ja tänasesse saatesse oleme kutsunud ajateenijad 3 erinevast pataljonist. Esmalt siis toetuse väejuhatuse logistikapataljonist Reames Jan-Robin Lauk, tervist! Tervist! Ja Janter Suun siis Mereväest, tervist! Tervist! Ja oleme saatesse tagasi kutsunud siis staabi ja sidekompaniist Reames Irma Jää, tervist! Tervist! Et Irma, sa käisidki meil siin saates nii-öelda siis, kus me rääkisime SPK algusest, et ma alustangi sinust. Et mõtlesimegi, et oleks hästi põnev nagu uurida, et millised olid SPK alguses need muljed ja millised on need nagu pärast SPK-d, ehk siis kas on nagu midagi muutunud ka. Aga ma küsingi, et kuidas sulle siis üldiselt staabi ja sidepataljonis aega teenida on meeldinud? No ma arvan, et ma olen väga õige valiku teinud, sest siiamaani ma olen hästi hakkama saanud, kõik asjad on tehtud, positiivselt sooritatud ja kõik asjad on väga toetavad olnud, nii et koos lähme edasi ja teeme lõpuni. Jah, koos edasi ja lähme lõpuni. Aga okei, Janter, sina oled meil Mereväes, et räägi, kuidas sulle seal meeldinud on seni? Praegu meil Mereväes on tegelikult hästi nagu lihtsam periood, et meil ongi ainult tunnid ja õpimegi koolis hästi palju sellist navigatsiooni, üldse kuidas miinisõda käib ja hästi palju tutvame erinevate faktidega. Praegu üldiselt meid nagu laeva peale nii ei lasta veel, seega me ei ole saanud sellist nagu madruse baaskursust ja sellepärast ei ole ka mu auaasta mitte madrus, aga ongi Reames. Ehk siis nagu ma aru saan, ongi ju mereväärastel samuti vaja mereväeteenijatel õigemini läbida siis nagu see SPK baaskursus, mis on nagu kõigil sama, eks? Selge. Aga Jan-Robin, räägi meile logistikapataljonist, kuidas sulle seal meeldib? No koht on tegelikult päris vägev. Nüüd, kus ma tulin siia Stratcomi, siis ma sain aru, et see logistikapataljon, no see on tegelikult päris peidus seal oma metsa vahel. Aga tegelikult koht on päris süge kena metsane ja kodumaine. Et ise ma tulen Saaremaalt ja siis see oli ka lähim koht, kuhu tulla. Aga tunneb isegi täiesti koduselt seal kohas ennast. No, väga hästi. Muljed on sellised positiivsed, et lähmegi siis teema kalale. Et küsin esmalt, et mitu nädalat teil üldse nüüd möödas on sellest teenistuse algusest? Olete arvet pidanud? Nüüd selle nädalaga peaks saama 9 nädalat. 9 nädalat, eks? Okei. Aga kuidas te nüüd ise tunnete, et kui kiiresti need möödunud nädalad siin nii-öelda on läinud, näiteks Irma? No kui me täna just arutasime, et 2 kuud on möödas, siis see tundub nagu kiiresti läinud see aeg. Et kui alguses sa mõtlesid, et vaikselt lähed, kulged, aga iga nädal läheb aina kiiremini ja kui see on tegevus, siis nagu saabki hästi kiiresti tehtud. Jah, et ei olegi nagu vahepeal aega nagu mõelda, et nagu nädal aega möödas 2 nädalat tegevus on lihtsalt nii palju, on ju. Aga kuidas te tunnete? No ikkagi kiirelt on läinud selles suhtes, aga taaskord saarlane elan 1 päev korraga, läheb kuidas läheb ja kuna rahvas on tore, et siis alati on ikkagi huumorisoon on ka igas päevas korralikult sees. Aga Janter, kuidas sul sellega nagu on, et kas sa tulid nagu mereväkke, on ju, tegid SPK selle nagu baaskursuse nagu ära, et kas sa oled juba oodanud ka, et saaks merele laeva peale minna? Ja ma olen oodanud, et saaks tõesti merele minna, aga minu jaoks läks SPK nagu täiesti kiirelt. Ma ei saanud alguses ma nagu polnud õrna aimugi, et okei, nüüd ma olen nagu metsas, nüüd ma nagu teen neid asju ja siis see kohanemine läks suhteliselt okeilt. Isegi veits igatsen metsa, kui aus olla. Et mereväelased tegelikult metsas nii ei käi enam. No jah, teil on seal muud omad lõbud, kus te käia saate. Lisaksin jah siia juurde, et see metsas käik on see, et
hommikul äratus on ja enne kui aru saad, siis ongi juba jälle õhtu käes ja on õhtune hügieen ja magab minek jälle. jaa, just nii. jah, et jah, tegelikult ka pärast SBK nagu lõppu möödub see aeg üsna kiiresti, no vähemalt mul endal on nagu need, ma ei teagi, mingi 7 kuud on nagu päris kiiresti nagu läinud, et kaitseväes ongi see nagu eripära kuidagi, et aeg lihtsalt lendabki. Aga noh, kuna see aeg läheb nagu kiiresti, aga samas SBK-s on nüüd teadmisi nagu väga palju, mida on vaja nagu omandada, et kuidas te nagu selle osas ennast tunnete, et kas need kõik need teadmised jõudsite nagu endale selgeks ka teha ja ära seedida? No nüüd, kui ma olen edasi läinud nakki, siis on see, et me teeme rohkem praktikat kui teooriat, ehk siis nüüd nagu saab rakendada neid ja kui nagu SBK ajal jäi praktikast natuke puudu, siis nüüd ongi nagu hea koht, kus kasutada neid asju ja teadmisi. Et võib-olla mõned asjad rühmade siseselt on erinevad, aga nüüd saab nagu ühtlustatud see ja kõik saavad ühtemoodi aru. Ja Irma, mul üks küsimus siia vahele ka, et lihtsalt praegu tuli meelde, et sa nagu eelmises saates mainisid seda, et noh, kohe alguses ma küsisin ka, et kuidas toime oled tulnud on ju, siis sa mainisid, et jaa, et see kott on hästi raske. Et kuidas praegu nagu on, et seal rännak on juba tehtud on ju, et kas oled selle kotiga kõik hakkama saanud? Jaa, selle kotiga on juba päris palju rännakuid tehtud. Et 10-kildine rännak oli, siis tuli SBK lõpurännak ja nüüd on lipurännak ka tehtud. Ja selles suhtes kott nagu iseenesest ta ei ole raske, aga lihtsalt kui ta on su valesti korrigeeritud, siis on ebamugav, aga keegi aitab su natuke sättidele ja siis nüüd on juba päris harjunud ära. Jah, nendest rännakutest me saame kohe varsti natuke lähemalt rääkida, aga kuidas teie nagu tunnete, et kas näiteks Jan Robin, et kas need SBK teadmised on veel siiski kuskil ajus hoopis olemas? No kindlasti jäi nüüd selles suhtes, et nagu isegi siuke metsainimene, et tulevad kasuks tulevikus, et jäävad nagu kuklasse. Aga siis selle koha pealt, et kas see nagu on jõudnud kinnistuda siis nagu selle 7 nädala jooksul, et minu meelest on siis, saaks isegi nagu lühema ajaga, aga ma juba kardan selle koha pealt tegevväelaste poole pealt, et kas nemad jõuavad meile ette sööta nii palju selle aja jooksul. Et see tekitab nagu rohkem probleeme. Jah, võib tekitada küll, jah. Ja Jantar, kuidas sul? Eks mul endalgi on mõned sellised puudused sisse jäänud, et kuna me käisime valmistumas nagu metsa all nagu 5 võistluseks, et meil ka olid nagu eraldi treeningud selle ajal, siis me sõitsime näiteks metsast üldse Kalev Spaasse ujumistreenide. Kuna vahipataljon üldse nagu väga võtab tõsiselt neid kaitsevõistlusi, siis mul oli nagu selline eraldi võimalus käia siis metsast nagu eemal ja ma tunnen, et päris paljud võib-olla sellised mõned häired, ka näiteks õppused jäid mul selle pärast vahele. Ma loodan, et mereväest saab siis teisi teadmisi juurde. Jah, et vahipataljon juba pani kinni ka selle 5 võistluse, kui me eksi jäni. Just nii, ja nad panid kinni selle. Aga okei. Et kui rääkida nüüd natuke lähemalt nendest SBK teadmistest, et oskate võib-olla kirjeldada ka, et te olete just nagu värskelt tulnud sealt, et mis on see üldine suunis nagu SBK nagu nendel teadmistel, et mida te nagu õpite, kas te õpite enam-vähem, kuidas üldse nagu maastikul hakkama saada või kirjeldaga nagu kuulajale, kes pole näiteks kaitseväes käinud, et mida SBK-s enamasti nagu õpitakse? No SBK on sõduri baaskursus, see ongi siis üksikvõitleja tasemel, ehk siis sõdur õpib iseseisvalt toime tulema nii maastikul kui siis kus iganes ta viibib. Ühesõnaga ta saab need põhiteadmised, kuidas olla, kuidas käituda, kuidas hakkama saada. Kui sul on piisavalt vett, toitu, siis sa saad kauem hakkama. Kui sul neid ei ole, siis saad vähem aega hakkama. Ja kui palju sa pead üldse varustust kaasas kandma endaga, et mingisuguses olukorras toime tulla, et kas sa pead ööseks jääma, kas sa teed lihtsalt päevase mingisuguse olemise, käimise. Et see sõltub olukorrast, kuidas hakkama saada. Ja üks osa, mis on siis nagu sõduri baaskursus, mis on siis enda ellujäämisoskused ja värgid-särgid, relvaõppe ja siis ongi, et kuidas sa siis sinule siis antud vahendid kasutada oskad. Aga üks olulisem osa, mis mina SBK-st siis nagu endale selgeks sain, on see, et on päris palju erinevaid inimesi ja on nagu erinevaid olukordi, millega tuleb kohaneda, et kuidas siis nagu erinevate inimestega hakkama saada. Et seltskond on kirju ja on väga palju erinevaid selliseid vikerkaarevärvilisi olukordi.
jah, meil oli ka küsitlus, et kes tulid üldse kaitseväkke vabatahtlikult ja meie rühmast ikka oli päris palju neid, kes nagu tulid vabatahtlikult, küll aga nad said kutse, ma eeldan, nagu ikka, aga käsi oli päris palju, kes siis nagu tahtsid tulla üldse, et nad ei hakanud sellele vastu. Ja mis ma tahan öelda nagu, et jah, seltskond on päris kirju, et nendest vabatahtlikutest, kui hakkaski metsas nüüd vihma sadama, siis nägi päris palju ära nagu inimeste siukseid veits negatiivseid pooli, võib-olla ka kes oli tugevamad, kes nõrgemad. Et jah, selles suhtes mul ei olnud ühtegi sellist metsalaagrit, kus ma ei saaks nagu märjaks. Et ma olin kogu aeg absoluutselt märg. Mäletan endiselt veel neid öiseid patrulle, kui oligi lihtsalt torm, nähtavus oli täiesti nagu null, sellepärast et padukat oli nii kõvasti sadanud. Ja korra lõi välku pea kohal ja siis tuli nagu see nähtavus ka, et see on eks omaloodi kogemus, aga nagu uutele kuulajatele, kui nüüd pannagi nad metsa, et siis see nagu tegelikult arendab päris palju sellist nagu ellujäämisoskust, et õpite ära olema nagu mugavast tsoonist välja tulemisega ja see on tegelikult väga hariv inimesele. Et nad oskavad kohaneda kiiremini elus asjadega ja üldse kaitsevägi on ainult kellel 8 kuud, kellel 11 kuud, aga elu on siiski nagu pikem ja nad peaksid kasutama üldse tulema nagu kaitseväe siiski nagu läbima. Et mul oli ka selline ausalt öeldes, natukene ikka kripeldas küll, et okei, et ma nüüd lähen kaitseväkke ja nüüd ma saan kogu aeg olen kellegi nagu alluv, aga tegelikult nii hull see ei ole, et kaitsevägi siiski tegelikult tahab, et inimesed läbiksid sõduri baaskursuse ja see on üks põhilisemaid selliseid õppeid üldse, et kuidas siis hakkama saada. Jaa, see on tegelikult päris hea kirjeldus nagu. Aga mis teil endal on nii-öelda see kõige põnevam osa selle SPK jooksul oli? No ma julgeks öelda, et kõige põnevam osa oli linnaloa ärevus. Et ma olen siin kuulnud kõrval olevatest pataljonidest, et näiteks vahipataljonis, kes said, ütleme, et päris tihti said välja. Ja et siis, kui ise peale 6 aega SPK-l sees oldud, said lõpuks selle linnaloa kätte, siis tõmbus kerge eufooria, tõmbus ikka sõrmeotstesse sisse. Ja siis oli ka isiklik hakkama saamine oli see, mis siis nagu tekitas sellist nagu head meelt, et ületasid ennast ja et oli nagu hea. Mhm. Ma ei tea, ma ütleks, et mul on 2 sellist, mis olid nagu väga, väga toredad kogemused. Üks oli siis see, kui ma olin häiregrupis ilma häiregrupi väljaõpeta. Ma olin grupi ülem ka veel, aga sain väga hästi hakkama. Kiideti pärast. Ja teine, mis on selline hea mälestus, on siis, ma arvan, SPK lõpurännak, kui me jalutasime kogu oma jaoga. Seal meil oli üks tugev sportlane tiimis, kes tahtis siis hästi kiiret tempot teha, ta oli kõige taga ja siis ta nii-öelda motiveeris, et läheks kiiremini. Aga kuna füüsiliselt, meil oli mõlemad neiud olid siis selles jaos, meil on füüsiliselt lihtsalt väiksem samm, meile tempo sobis, aga me lihtsalt jäime maha, sest meil oli nii väike samm ja siis ikkagi kõik lõpuks said aru sellest ja siis me läksime normaalse tempoga ja kui meil oli siis pool tehtud, me andsime oma need seljakotid ära, saime lihtsalt lahingvarustuses olla, siis oli see, et pigem nagu neiud tegid tempot, sellepärast, et ma ei tea, kuidagi poiste oli see samm ja väiksemaks ja aeglasemaks, aga siis me motiveerisime ja siis me jõudsime hästi kiiresti nagu edasi. Et need on 2 head kogemust. Mul on samuti 2 head kogemust. Üks on nagu see, kui sa võtad reaalselt selle relva kätte, kelle siis ka lill, kelle laak ka, ja siis see hetk, kui sa nagu vajutadki päästikule, sa tead, et sul teramoon lendab sealt välja. Et see kogemus, kui see tagasilöök tuleb õlga, et see oli nagu alguses oli suht kartlik, aga kui sellest üle sain, siis oli tegelikult juba nautisin laskmist. Ja teine kogemus on öisel ajal parandan piibi ülespanek punases valguses. Et ma teadsin, ma saan kohe magama minna ja mul ootan oma öiset häiret. jah, need on hetked, mis jäävad meelde. Et kuna need metsalaagrid meil siin juba niimoodi jutuks on siin ka tulnud, et võib-olla äkki räägite ka lähemalt, et kõik te olete nagu erinevatest pataljonidest on ju, et võrdleme nagu, et kuidas üldse need erinevad olud nagu on. Et näiteks, kas te saite enamasti magada näiteks piibi all või siis näiteks jaotelgis, kuidas teil see magamise olukord näiteks oli lahendatud? Meil oli kõik 3 laagrit, olid ainult piibi all. Et telgis üldse nagu ei saanud magada? Ei. Ühtegi korda? Ei. Okei.
no selge. nojah, meil oli selle koha pealt oli ikkagi tunduvalt mugavam, et me olime ainult kokku vist 2 ööd olin Pibide all, sääsed sain päris lähedalt tuttavaks nendega, aga siis jaotelgis oli siis ikkagi see, et sai iga õhtu sai kakeldud, et kes siis telki kütab ja mis järjekorras me patrullid välja saadame. Aga noh, magada sai parasjagu. Päeva vedas läbi ja meil oli ka nagu nädal oli pooleks jaotud, et siis esimesed pooled olid nagu telgiga ja siis teine pool nädalast oli Pibiga. Ja need just, kui me pidime Pibiga nagu magama, need olidki need päevad, kus sadas kõige rohkem just. Et sealt oli nagu omamoodi siuke mõnus kogemus, kui sa läksidki nüüd saab Pibi alt välja ja läksid kaevikusse ja siis tundsid, kuidas lihtsalt sadas peale see. Jah, need on omad mõnud, võib öelda, et kuulates võib-olla tõesti on siuke, et ei tahaks kunagi teha, aga nagu tegelikult ei ole nii midagi nii hullu. Mis te arvate? Ei olnud nagu jah midagi hullu, et alguses kui koha peal oled, siis mõtled küll, et on selline, et paneb kukalt sügama, et kas ikka tahaksin olla, aga siis kui on mingi aega mööda läinud, istud kodus sõpradega saunas ja siis räägid oma sõduri kogemusi, et siis räägid ikkagi nagu muie näol ja kõigil on lõbus. Ja tagantjärgi on ikka hea meenutada. Aga näiteks ütleme söömisega, et kas te enamasti saite siis nagu sooja toitu toodi teile või pidid ise nagu katelõkkugi tegema? Kuidas see teil lahendatud oli? Meil oli vist konkreetselt ühe korra seemeki niimoodi, et meile toodi sööklast termostega toit. Ülejäänud olid kõik kuitoiduga. Oi ei, meil oli ikka laud lookas, meil oli siukesed suured pikad lauad ja see oli ikka, 2 korda päevas saime siis termostoitu. Ämaris on ikka väga head toidud, et soovitan soojalt. Et toodi termosega toodi meile metsa kohale ja siis käisime seal oma kattelokkidega mööda, topiti meil need täis ja siis oli kerge lõunauinak. Ja siis hommikusöögiks saime NATO kuivtoidupaki, mis siis oli see, et kõige vähem oodatud söögikord, et ülejäänud ajad olid ikka hea leiva peal. Meil oli ainult esimene metsalaager oli selline, kus me pidime siis harjutama üldse nagu katelokiga söögi tegemist, aga kõik ülejäänud oli samuti. Toodi meil lihtsalt soe toit ette ja saime oma katelokke pesta ja sealt süüa. Jah, vahipatis ma käisin ise ka vahipatis ja meil oli samamoodi, et enamus ajast ikka saime sooja toitu. Aga kui kaua üldse need laagritel kestid, kus oli nagu terve nädala või oli mingi paar päeva ainult? Kuidas täpsemalt oli? Meil oli esimesed 2 laagrit olid vist 2 ööd, ehk siis 3 päeva ja viimane laager oli siis 4 päeva ehk 3 ööd. Meil oli näiteks see, et esimene laager, kes ta saab otseselt laagriks nimetada, see oli, kui me olime 1 öö, olime Pibi all, siis läksime tagasi ja siis oli järgmine laager oli meil, kas esmaspäeval läksime ja reedel tulime ja siis viimane laager oli esmaspäeval läksime ja neljapäeval tulime. Meil vahipataljoni ajal, vahipataljonis oli nii, et esimene laager kestis 3 päeva, järgmisel nädalal läks juba 4 päeva ja siis viimane nädal oli 5 päeva. Et see 5 päevane see oli kõige raskem siuke katsumus, et kui sa nagu oledki olnud juba 3 päeva ära, siis see juba 5 päeva ja hakkab juba väikselt kipuma seal ka. Aga mul on küsimus teil vahepeal, kas te nagu need metsalaagrid, mis teil olid, kas te nagu läksite autodega sinna või ikkagi nagu matkasite sinna? Läksime autodega. Me läksime ka autodega. Oi, ei. Meil oli ikka päris pikk tee minna. No jah, me saime ikka soliidsed 10-kilomeetrised rännakud saime teha enda sinna ööbimiskohtadesse. Lausa niimoodi 10 kilomeetrit iga kord, kui läksite? Ei, no esimene mets, mis meil oli see 1 öö Pibi all, seal meil olime 5-kilomeetrine täisvarustuses rännak, siis teine oli, läksime lahingvarustuses 10 kilomeetrit sinna ja pärast valetan. Läksime autodega, tulime tagasi lahingvarustuses ja siis viimane laager läksime täisvarustuses ja tulime autodega tagasi õnneks. Jah, teile anti siis ikkagi nagu täie rauaga seal nagu näha. No ikka anti, jah. Ja seal on muidugi see ka, et on ju nagu looduse keskel rohkem, et vahipataljon ja staabiside on siis nagu Tallinnas, et oleks päris põnev tegelikult näha, kuidas Tallinnas mingid sõdurid nagu kõnnivad kuskil, varustus on seljas, aga mööda Järvemana teed. Aga okei, väga hästi, et nagu näha, siis ütleme niimoodi, et SPK-s nagu see üldsuund on nagu igal pool sama, aga igas pataljonis ikkagi nagu mingid erisused on nagu sees, et igaüks teeb ikkagi nagu mingit eri moodi. Et see on nagu alati põnev, et saab nagu muljetada, kuidas sul oli, kuidas mul oli.
aga mismoodi, ütleme, on ka väljalubadega? Seal on ka kindlasti mingid erisused sees. Mitu korda välja saite SPK jooksul? Me saime välja äkki 2-3 korda, ma ei mäleta enam. 2-3 korda, jah? Vist alates 5. nädalast said järjest kõik rühmad. Niimoodi, et esimene nädal me saime välja, siis teine nädal sai järgmine rühm ja me olime häiregrupis ja 3. nädal siis oli SPK lõpp, siis said enamus välja ja siis need, kes olid häiregrupis, jäid sisse. Nojah, meil oli see, et saime 3. nädalal saime välja ja siis planeeritud oli veel ka peale SPK-d, aga meil oli seal sees üks spordivõistlus, mille meie rühm tegelikult kinni pani, nüüd ma siinkohal natukene kurdan. See meil juhtkonna poolt napsati käest ära, keerati meile veidikene nii-öelda tahma padja alla siis. Et üks lisalinnaluba võeti meilt käest ära, anti teisele rühmale, aga no nüüd takkajärgi ei ole tarvis kellegi peale vimma kanda, et oli mis oli ja saime 6 aega sees istuda, saime, mis seal ikka. Ma ütleks siis nii palju, et mul oli vist kõige lihtsam SPK-st. Me saime pärast 3. nädalat välja ja siis käisime oma metsalaagrid ära ja pärast 5. nädalat siis anti meile igapäevane linnaluba, et me hakkasime siis 2 nädalat saame iga päev välja. Ja, et ütlemegi niimoodi, et erisused on ju, aga seal, ütleme seal vahipataljonis, mis kellast hommikul peate seal kohal olema siis? Vahipataljonil on 6:0, parandan, kell 6. Aga kui mereväes, siis mereväes natukene lihtsam, et 7:30 on siuke viimane piir, kus peab juba tagasi olema. Et mereväelased saavad kauem magada. Jaa, okei, selge. Aga väga lahe, et ütleme niimoodi, et edasise teenustuse jooksul peaksid need igaõhtused linnaload ka nagu, ma ei saa veel öelda kindlalt, et igal pool tulema, aga väga paljudes kohtades juba on need nagu norm, et antakse kui nii-öelda mitte SPK jooksul, aga mingi aeg pärast SPK-d siis, et saab juba iga õhtu nagu käia. Ma just siia teel arutasin siis meie jaanuarikutse ühe autojuhiga, ütles, et nendel ikkagi anti neid siis, et nädala sees said linnaloale minna, aga nüüd nendele tõmmati mingiks ajaks kriips peale selle viiruse pärast siis, et teadmata ajaks, aga et need võeti siis praegus ära, et nädala sees välja ei saa, aga nädala vahetusel, et lastakse veel. Jah. No peab siin nagu lisameetmed kasutusele võtma, et loodetavasti nagu nii hulluks ei lähe, nagu oli seal kevadel on ju, et olimegi seal, ei mäletagi 2 kuud vist sees, et ei saanudki nagu välja, aga eks on näha, kuidas see olukord nagu on, et linnalaalt pigem ongi siuke privileeg on ju, et mitte nagu kohustus, aga pigem siuke nagu boonus, ütleme niimoodi, ajateenijatele. Aga väga hästi, et oleme siin juba vestelnud küll, et teeme siia vahele ka ühe väikse vahepala, nagu meil saateks kombeks on. Nii, et enne kui ma mängukallale laskun, mainin ära, et meil on mängus üks tegelane nimega siis nagu Ain. Aini võibki siis nagu kutsuda selliseks võib-olla mitte kõige pädevamaks sõduriks on ju, et ära panna Aini ja ühesõnaga see on kaitseväes siuke släng, mis on nagu levinud. Okei, aga lähme siis mängu juurde, et te hakkate siis lahendama mõistatusi, et ma annan teile ette sellised teatud müsteerilised stsenaariumid ja teie peate need nagu ära lahendama, ehk siis saama teada, mis seal nagu tegelikult juhtus. Ja reeglid on hästi lihtsalt, et kui ma selle mõistatuse nagu ette olen andnud, siis teie võitegi küsida jah või ei küsimusi, et olukorrast nagu parem pilt ette saada. Ja mõistatus ongi nagu lahendatud siis, kui esimene teist pihta saab, mis juhtus. Esimene mõistatus on siis järgmine, et on käimas SPK metsalaager. On öö ja Ain on enda jaoga tirgis. Järsku tuleb postilt häireteade ja kõik jooksevad. Nii nad hakkavad sahkeldama, aga Ain ei reageeri. Et mis juhtus? Miks Ain ei reageeri? Ta magas. Ei maganud. Kas Ainil olid Ainil oli lahingvarustus pakitud peakõrval ikka? Jah, oli küll. Kas Ainil oli väljaõppe selle häire kohta? Jaa, oli. Kas tal olid kõrvatropid peas? Ei olnud. Kas Ain pani Aini? Täpsusta. No, pani Aini, Tegelikult ei pannud. Võib öelda, et ei pannud Aini. Kas Ain oli jahivalves? Just nii. Ain oli jahivalves. Vastus on olemas. Ehk siis tõesti, et seletamaks lahti ka, et
kui ongi metsalaagris häire on ju, kõik magavad, siis peabki nagu ruttu jooksma nii-öelda ringkaitse positsioonidele. Aga see vend, kes on ahjuvalves, siis tema nagu üldiselt ei pea nagu minema. Kuigi mõnes kohas on ka niimoodi tehtud, et on nagu ahi tõstetud välja telgist ja siis ka ahjuvalve jookseb sinna. Aga ühesõnaga niimoodi see nagu on. Et kes on ahjuvalves, siis tal veab. Tegelikult peaks ka ahju telgist välja vedama, auku panema ja siis oma varustuse võtma ja siis nagu ringkaitsesse jooksma, aga ma ei tea. Ja just, et meil näiteks vahipataljonis nagu niimoodi polnud, aga ma olen kuulnud, et teistes kohtades nagu on nagu niimoodi lahendatud. Vot, aga okei, võtame ette siis järgmise mõistatuse. Ja järgmine mõistatus on siis selline, et värske SPK sõdur Ain vaatab tuliplaani ja seejärel pakib ta kokku oma isiklikud asjad, et minna reservi. Kas tal oli tunniplaanid reservaeg? Jaa, just nimelt. Jah, ma mõtlesin, kui kiiresti ära arvata selle, et see ongi siuke naljaga rohkem, eks ole, naljaga pooleks. Et jah, tunniplaanis on tõesti siuke asi olemas nagu reservaeg. See ei tähenda, et on vaja reservi minna, aga see tähendabki siis seda, et kui nagu hetkel väljaõppelise tegevuse nagu ei ole, et ongi siis lihtsalt varustushooldus ja vaatamaks, et kõik on kapp on korras ja kõik muud asjad on nagu tehtud. Vot. Aga okei, väga hea. Ma vaatan, et teil tuleb isegi päris hästi välja, et võtame järgmise mõistatuse. Ja nii, et metsalaagris on lõunasöök. Toitu jäi natuke üle ja Ain siis liigub endale teist portsjonit võtma. Tagasi söögiplatsile jõuab Ain mudasena ja ilma toiduta. Kas Ain jättis relva maha? Jah, Ain jättis relva maha. Liiga lihtsalt vist on ju. Oleks võinud natuke rohkem raskemaks teha. Aga okei, viimane on küll nagu paras pähkel. Seda vaatame ka, kuidas te sellega hakkama saate. Nii, üksuse nimekirjas on jällegi siis Reamäe Sain. Pärast pataljoni rivistust Reamäe Saini nimekirjas enam ei ole. Oota, enne pataljoni rivistust oli ja pärast enam ei ole. Jah. Ain läks reservi. Ei läinud. Saaks täpsustada, mis nimekirjas ta oli? Üksuse nimekirjas. SPK sai läbi ja Ain läks uude nimekirja. Ei olnud. Aga SPK oli läbi küll, et ta polnud enam SPK sõdur. Aga ühesõnaga, et Ain oligi nimekirjas, Reamäe Sain. Pärast rivistust ei olnud enam Reamäe Saini nimekirjas. Kas Reamäe Sain läks nakki ja sai õppurainiks? Otseselt mitte, lähedal, aga mitte otseselt. Kas õppurain vahetas väeosa? Väeosa ei vahetanud. Sai uue ostme? Jaa, just nimelt. No, jah. Ain sai ameti kõrgendus, no nii-öelda auastme kõrgendus siis. Raudselt kapraliks, sest ma olen söönud paar Aini, siis seersentiks ta küll ei saa. Ja seersentiks ei saa vist küll, jah. Aga okei, väga hästi, et rohkem mõistatusi hetkel nagu ei olegi. Saite väga hästi hakkama. Suundume siis teema kallal edasi. Järgmine asi, millest ma tahtsingi rääkida, mis on üks, mu enda jaoks ka nagu hästi huvitav, et kuidas nagu erinevates pataljonides on ära lahendatud lõpurännak, et räägime natuke sellest. Et kui SPK nagu ongi juba läbi saamas, on kas siis eelviimane või tõesti viimane nädal, siis ongi nii-öelda see lõpurännak ja kõigil SPK sõduritel vaja nagu läbi teha. Et rääkige lihtsalt, kuidas teil see päev esiteks üldse algas, näiteks ilmati algust? No meie SPK lõpurännaku päev oli siis sel viimase nädala keskel kolmapäeval. Meil olid teised eksamid kõik tehtud juba. Ja see algas niimoodi, et meil oli juba eelmine õhtu siis nii-öelda briefing tehtud, et kes mis ajal välja läheb, meil olid jaod ära jaotatud. Ja siis olid 15 minutiliste vahetega läksime ja enne kui me läksime siis väeosast välja, siis tehti meile nii-öelda ülevaatus, vaadati, kas me näeme korrektsed välja, sest ikkagi me läksime linna peale, sest meie lõpurännak siis algas väeosast ja me läksime otse Järvevana teele, kõndisime mööda pikka sirget ja siis olid erinevad kontrollpunktid, kus me siis kas kiiruse peale keetsime vett või panime pibi üles, matsime miine ja määrsime kaugusi ja igasugused kontrollpunktid ühesõnaga. Ja siit väeosast mööda Järvevana kõndisime Männiku harjutusväljani ja siis seal olid ka erinevad punktid,
seal oli nii-öelda poolrännakut tehtud, seal me saime oma seljakotid revi ära anda ja tulime tagasi rakmete ja relvaga. Ja siis olid jälle paar kontrollpunkti seal vahepeal ja siis me kulgesime nii-öelda lõpuni jälle välja, et need paar viimast kilomeetrit, mis mööda Järvevana teed siis olid, osadel oli suhteliselt raske, sellepärast et seal on ikkagi see asfaltpinnas ja see lõhub jalgu hoopis rohkem, kui me oleks kõndinud mööda mingisugust maastikku. Ja siis mõned oleks peaaegu võib-olla katkestanud, aga ikkagi läbi pisarate tuli lõpuni ja siis said tehtud ja siis pärast hooldasid oma jalgu. Aga noh, eks see on möödav nähtus. Igati siuke, väsitav on ju või kuidas see tunne nagu oli pärast seda rännakut, et kas olid nagu väga läbi omadega või said veel midagi aru ka, mis toimus? No kuna mul väga uus ei olnud, see ma nii palju rännakuid teinud erinevaid. Lihtsalt oli nüüd selle suure seljakotiga, mis kaalus sama palju kui mina ja siis tegidki selle ära ja siis pärast kõigil oli emotsioon oli selles suhtes hea, et siis oli juba kohe mida meenutada ja kuna sa teadsid, et sa nädalavahetusel koju ei saa ja sa oled häiregrupis, siis nagu elasid lihtsalt emotsiooni pealt edasi. No okei, väga hästi. Aga näiteks Jantar, kuidas teil vahipataljonis lõpurännak välja nägi? Hommikul alustasime ja siis meil vahepeal kadus üks reamees ära ja siis meil nagu leitnant käisime siis taga otsimas teda üldse hommikul. Ta ei saanud täpselt aru, millise ristini pidi nagu minema. Läks mõned minutid mööda ja siis lõpuks saime ikka ta kätte. Et seal tekitas juba veits sellist närvielevust, sest ta oli minu rühmast ja ma olin veel jaolema abi ka. Et küll, aga meil oli täiesti kiire, sest hommikul nagu öeldigi, et häire ja nüüd lähme. Aga muidu rännak oli ikka nagu siuke, ma ütleks, et päris selline huvitav, et sai hästi palju männikul loodust näha, rännak oli väga pikk. Ma ausalt öeldes isegi tegelikult lihtsalt oligi nii, et me kõik kõndisime ja me ei teadnud palju meil kõndida veel jäänud on. Et see tekitas natukene veel sellist nagu pingelisust, aga kui me jõudsime 10. kilomeetri peale, ausalt öeldes ei tea, kas see nagu oli 10, aga ette nähtud linnuteelt on 10 kilomeetrit pidi siis olema, et kus oli selline joogi punkt ja seal saime panna oma suuremad kotid ära. Aga meil tunniplaanis oli kirjas, et vähemalt 10 kilomeetrit siis vorm 5 ja vähemalt 15 kilomeetrit siis vorm 3. Aga see vähemalt see sõna tekitas nii palju sellist kartust, et inimesed tahtsid muidugi näidata oma pädevust ja kui oligi just nagu see aeg, kuhu inimesed siis panid kirja, kas nad tahavad minna nakki, rekki, autojuhiks, et siis keegi väga ei julgenud seda vorm 5 nagu ära panna ja me tegime kogu rännaku siis vorm 5. Ja lõpus oli juba selline, et inimesed juba sisemiselt nagu natukene nutsid, et me ausalt öeldes vist kõndisimegi 34 kilomeetrit kokku, kuigi oli ette nähtud 25 kilomeetrit, et eks see ongi linnuteelt on vist võetud 25 kilomeetrit, aga kui peabki minema nagu mööda teed, sest sa ei taha mööda metsa minna, kui niigi sadas veel sel päeval, et siis inimesed säästid lihtsalt oma neid jalgu. Ja muidu ma ütlen, et rännaku sellised lõpu emotsioonid olid mul täiesti tühised, me jõudsime nagu sinna, kus me pidimegi olema ja ausalt öeldes ma ei saanud veel siiamaani aru, et see rännak sai nüüd just läbi, sest me olime 10 tundi äkki olime, nagu reaalselt rändasimegi ja mul alles jõutis kasarmas see hetk pähe, et vaata nüüd ongi vist, saingi oma voodisse vist juba ära, et Aga ma küsiks siia ette, et kas te saite nagu läbi vee ka minna või? Ei, me läbi vee ei pidanud minema, küll aga me pidime kasutama väike shortcut ja me läksime läbi Männiku siis selle liiva tööstusala. Kuna me olime samal territooriumil, siis suht sama asi, et jah, takistust ei olnud, aga seal karjääri ääres käisime. No liiva koha pealt, no meil algas rännak üldse kell 4 siis nagu häirega, lendasime autodesse, siis läksime kuskile, kes teab, kuskile parklasse, seal meid loeti 3 rühmade kaupa ja siis oli vist 3, jah. Ja siis saime oma jaod õnneks jäid rühmasisesed liikmed, panime siis ajama sealt, rännak ise oli sükene 30 pluss kilomeetrit veidikene, pluss miinus, võib-olla valetan. Ja siis
mingisugune paar kilomeetrit saime mööda ranna äärt kõndida liiva sees, see oli päris mõnus. Siis mingi aeg läksime läbi selle Keila pargi vist või mis on, kus see Keila oja või mis iganes see on, Keila jõgi, mis iganes. Et kus see läbi jooksus seal oli päris ilus oli kõndida tegelikult, see oli niisugune, tegi hingele veidi pai. Ja siis no see rännak oligi igal ühele põhimõtteliselt nii pikk, et kui pikaks see pointman või siis navigeerija sul ees selle parasjagu teeb. Aga meie pointman oli õnneks nii hea, et ta vaatas kaarti, ütles, siin on mingi tee, lähme sinna suunas ja läksime mööda õiget teed kogu aeg niimoodi. Lõpetasime kiirema jaona, kas me olime mingisugune 6 tundi olime vist rajal, 6,5 tundi, midagi sellist. Ja sealt, see oli siis nagu see kõndimise aeg. Ja kontrollpunktides meil olid mängud, mis kõige rohkem nagu siis kettasse ajas, oli see, et igas kontrollpunktis öeldi, et see on nüüd eelviimane kontrollpunkt. Ja siis oligi juba kaugelt nägid kontrollpunkti ja siis hüüdsid juba, et eelviimane punkt, jah. Ja. Ja siis saime igasuguseid ülesandeid teha, saime seal mänge mängida ja siis vaikselt liikusime edasi niimoodi ja lõpetasime kiirema jaona ja kiirema jao autos oli lõpus see, et saime pastapliiatsi, mis ei tööta ja mingisuguse plastiktopsi saime ka veel. Aga kuidas endale siis nagu meeleolu pärast oli, et kas oli siuke uhke, et tegime ära või oli pigem siuke, et viige meid juba kasarmusse tagasi? No siis kui lõppu jõudsime, siis sinna oli raadio püsti pandud ja see mängis Queen'i. Queen on üks lemmikbänd, see tegi nagu tuju kohe ülesse. Siis kui lõpuks sinna 10-kasse sinna taha kasti istusid ja siis meil oli lõpus viimane asi oli veetakistus ka, et saime paarsada meetrit läbi vee joosta, puusani vee ja siis oli veel mingi kilomeetri jooksu, sest viimane ülesanne oli lõpujooks. Et punkte sai siis selle võt, kes kõige kiiremini selle kontrollpunkti läbi siis. Ja siis ma oma vigastatud jalaga sealt kuidagi sain läbi ja siis kui sinna lõpus sinna 10-ka kasti istusid, vaatasid, kuidas kõikidel pükstes see vesi voolas mööda seda 10-ka seda kasti põrandat ja siis mõtlesid, et oota, nüüd see asi saigi lõpuks läbi, et lõpuks ometi saame minna kasarmusse tagasi ja varustust hoolama hakata, yes! Ja need eriti mõnusad hetked, et nagu just nagu sellel rännakul või metsalaagrites tulebki nagu suurem väärtus või nagu suurem väärtustamine selle kasarmelu kohta, et no muidu oled kasarmus on ju, mõtled, et kõik on nagu nii tavaline, aga samas kui sa nagu mingi rändad on ju, paarkend kilti ära, jalad on ümala läbi, siis on see kasarmu kraanikauss isegi juba nii suur nagu mõnu või duširuum või kõik need asjad on nagu naudid palju rohkem nagu kui muidu, et see on nagu eriti lahe. Aga kuidas teil on praegu paar nädalat vist juba läbi sellest rännakust, et kuidas veel jalad nagu on, et on veel mingid märke näha ka? Või ei, mul oli lihtsalt hüppeliigese vigastus oli sinna alla, et nagu see on nagu veits kaputt omadega. Aga mina mingisugust ville midagi ei saanud, aga olnud nagu häda midagi. Okei. Ja kuidas teistele? Mul lausalt öeldes ei olnud isegi väga nagu ville tulnud üldse kaitseväe jooksul praegu siiani, et mul anti kohe nagu hästi normaalsed saapad või need oli veits number suuremad ja need üldse ei ole hõõrunud. Küll aga, kui uutel inimestele, kes tulevad üldse kaitseväkke, soovitan kanda nii, et paned sokid ja siis villased sokid. Ja, sellega ma olen nõus, need aitavad päris hästi tegelikult. Et nii kandes tegelikult ei hõõru üldse. Ja ei, ma ei ole ka mitte ühtegi villi saanud. Mul on enda saapad ka selles suhtes, see on nagu üks bonus. Aga see sokkide koha pealt, ma ei tea, ma ei ole kordagi villasid sokke kandnud. No ma esimese asjana meile, kui me tulime, siis meil anti 2 paari saapaid, 1 paar oli täiesti tutikas ja teine oli siis nagu kasutatud paar. Ma muidugi esimese asjana lükkasin tutikad saapad jalga ja nendega ma käisin, mis meil olid, need esimesed 5 kilomeetri rännakuid ja asjad, mis meil olid. Tõmbas ikka varbad päris korralikult villi ja siis kui ma hiljem lükkasin villasokid jalga, oli päris mugav. Aga siis peale rännakut, kui me sealt veest läbi käisime, et siis mul panin uued saapad nädalaks ajaks kuivama ja panin need nii-öelda tagavara, need kasutatud saab lükkasin jalga ja need on ikka vapsee pehmed, et päris hea on. Et ei pea villassoki kasutamagi. Jah, et seal ka on muidugi soovitus, et kui on nagu mingi rännak ees olemas, et siis ikkagi kindlasti minna selliste saabastega, mis on juba nagu sisse kantud, et seal on tegelikult nagu päris suur vahe. Aga muidugi villased sokid aitavad alati välja. Et te olete nagu suvine kutse, võib-olla suvel ei ole, võib-olla nii loomulik kanda veel villased sokke, eks ole? Loomulik ei ole jah, aga üllataval kombel jalad isegi ei higistanud absoluutselt. Jah, siis on järelikult tead sokid. Aga selge, et nii, et SBK-st oleme nüüd rääkinud, oleme selle nagu ära lahanud, mida see endast kujutab, oleme ka lõpurännakust rääkinud, et räägime natuke nüüd ka nendest erialakursustest, et kui te nüüd oletegi oma valikud ära teinud, te olete praegu juba, ütleme 2 nädalat vist olete juba eriala peal olnud, eks ole?
just peaaegu 2 nädalat. Et rääkige esmalt sellest, et millised valikud teil üldse pärast SPK-d nii-öelda olid ja kuhu te ise läksite, näiteks Irma? no meie valikud olid siis kas minna nooremale ohvitseri kursusele, minna autojuhiks või siis need, kes nii-öelda küberväe juhatuse sinna IT poolele läksid, IT-arendus ja aga nemad tegid juba SPK-gi 1.-2. nädalal neid teste, et kes sinna üldse pääsevad. Nii et see määrati suhteliselt kiiresti ära ja siis samuti need, kes tulevad strateegilise kommunikatsiooni keskusesse siia, need siis määrati ka suhteliselt alguses ära ja vastavad sellele siis, kes läks NAK-i ja kes autojuhiks. Et mina ise siis olen hetkel nooremal ohvitseri kursusel ja siis tulen siia samusele strateegilise kommunikatsiooni keskusesse. Väga lahe. Aga Jan Robin, kuidas teil logistikapataljoonis oli? No meil on see, et suvise kutsega meid tuli sinna üks suurusjärk 150 vempsi ja üldpildis ta peaks siis jagunema niimoodi, et 3 läheb siis noorem allohvitseri kursusele ja siis 2/3 läheb autojuhiks. Mina enda õnneks, seerude kahjuks läksin autojuhiks ja mõni üksik läks siis, ma tean, minu vana klassikaaslane läks siis orkestrisse näiteks, et sellised võimalused on ka olemas, et kui oled pädev ja siis endast märku annad, et siis on ka olemas selline variant. Mereväes sellist valikut ei ole, et kas saad minna noorem allohvitseri kursuseks või rökki või autojuhiks, et mereväes tulebki lihtsalt madruse baaskursus peale ja peame läbima selle 4-nädalase siis õppused klassiruumides, sest kuna laev on siiski tegelikult, me räägime siiski sõjalaevast, et see ei ole tavaline purjejaht ja seal on nagu ikka väga palju selliseid süsteeme, vastutus on meeletult suur, kuna me oleme seotud siis ka teiste välisriikidega, et meil just hiljuti see nädal läbisime Revali ja Reval siis endas kujutab 2 sellist ohutuse nõudeid, milleks on siis tuleohutus ja samuti ka veeohutus, et veeohutus siis õpimegi olema nagu parvede peal, kuidas parvesid ümber pöörata, kuidas üldse nagu päästevesti kasutada, kuidas üldse on olla nagu külmas vees ja tuleohutuse kohaselt siis saime natukene proovida nagu ka tuletõrjuja selliseid vahendeid, et panimegi selle hapnikuballooni endale selga, maski pähe, läksime siis ühte ruumi, kus reaalselt tuligi nagu leeke ja siis meie ülesanne oli see voolikuga ära kustutada ja meil nagu, selles suhtes see maavägi ja merevägi on hästi erilised üldse nagu väeosad, et kui panna maaväelased, näiteks nagu praegu mina, kui panna veel laeva peale, siis ma ei saaks tegelikult absoluutselt mitte midagi aru, mis seal on. Küll aga me juba oleme käinud laeva peal Sakala, saime väikse siukse lühitutvustuse, et kuidas üldse sealne elu välja näeb ja laeva peal on hästi palju siukseid tegevväelasi, seega distsipliin üldse on hästi siuke kõrge meil, et meil nõutakse praegu madruse baaskursus olulisemalt rohkem, kui see oli ka SPK kursus. Kas seal kohal ajateenijad saavad ise nagu selle valiku nüüd teha, et millise laeva peale need lähevad või see pigem suunatakse? Ausalt me praegu veel nii ei oska, ma eeldan, et see on nagu, et me saame nagu valida, aga samas nagu määratakse meile ära ka mingid, et need ametid, mis me siis seal teeme, et mereväes on hästi palju siukseid teisi ametid ongi, et kas me läheme siis kokaks või läheme näiteks relvastusse või masinaõppes või motoristiks, et eks seal oleneb kõik ka eelnevatest töökogemustest, et kes on siis õppinud reaalselt masinaõpet või siis motoristi nagu ametit. Et eks need kõik vaatavad neid meie endiseid tööalaseid kogemusi ja kellel ongi kokapaberid, siis kunagi tee laeval peal ühte head kokka ära, et ma kuulsin juba vaikselt, et laeva peal pidi head sööki saama. Ja seda oleme kuulnud küll, jah. Aga väga hästi, et me võtame siis saate nii-öelda kokku ka, et ma küsingi teie käest viimaks, et kuidas üldiselt siis nii-öelda SPK teil endale meeldis, kas oli ootuspärane, kas oli siuke lõbus ja mida ootate siis ka eesolevast teenistusest? Irma? SPK, ma arvan, et saab lugeda nii-öelda, et läks korda, et palju teadmisi sai ja kogemusi. Ja nüüd edasi olles olnud NAK-is 2 nädalat,
siis me oleme juba selle 2 nädala jooksul teinud nii palju teooriat ja nüüd hakkame vaikselt praktiseerima. Et ma arvan, et kui niimoodi edasi minna, siis võib saada täisväärtuslik sõdur. Aga selge, jääme ootama. Ja Jan Robin, kuidas SPK-ga rahul jäid ja mida ootad edasisest teenistusest? Minul näiteks kodukohas naabripoisid on samamoodi käinud seal logistikapataljonis, siis rääkisid oma lugusid, kuidas nendel SPK oli, siis ma läksin sinna eeldusega saada tampi ma sain. Ausalt öeldes ootasin veidi rohkem organiseeritust siis nagu sõjaväe sellisest kui struktuurist, et päris palju mähkimist oli kohati, logistikapataljon on logistikapataljon ja siis info oleks võinud natukene rohkem liikuda, et seda ma eeldasin ka. Aga idee poolest ma jäin SPK-ga nagu päris rahul, et sai uusi kogemusi, siis sai uusi tutvusi ja ma ütleks, et ma olen siis endale huvi pakkuvate alade pealt ka ikka päris kõvasti nagu juurde õppinud. Minu poolel see SPK oli täielikult selline, et läks nii kiiresti, esimesed nädalat oli natukene nagu raske veits harjuda sellega, aga siis lõpus enam ei saanudki aru, et et nüüd on jälle nädal läbi ja mulle nagu kokkuvõttes tegelikult SPK täiesti meeldis, et meil olid head drillseersandid, kes meid tõesti nagu siis võtsidki nagu omaks, me saime hästi läbi nendega, eks me ise olime ka tegelikult, hoidsime distsipliini ja mul oli hea rühm, et natukene isegi oli kahju, et kui see SPK läbi sai ja nüüd pidi nagu mereväkke üle minema, et kogu see punt, kes meil siis rühmas oli, et need kõik läksid laiali. Et enam ei näe neid samu inimesi seal igapäevaselt, kes need lähevad siis metsa ja kes seal, kui me elame siis kuhugi laeva peale, et jah, et toredad kogemused ausalt öeldes. Ja selle drillseersantide koha pealt ma ütleks ka juurde, et meie need drillseersandid olid ka ikka päris vägevad. Seersant Lugin, kapral Vildmaus, et tegime nendele mõlemale kingi ka veel siis SPK lõpu puhul, et seersant Lugin oli see, kes alati hoidis oma käekella siin selles rinnataskus ja siis ühel õnnetul päeval ta võttis selle sealt välja ja see kukkus tal maha katki otse rivi ees. Ja siis mille peale ta ütles, et ärge kurvastage, et pole hullu, et see on kõigest 7-eurone Maxima kell, mille peale me talle siis SPK lõpus kinkisime 150, ma ei hakka nimesid või neid hinnasilte nimetama, kinkisime talle käekella ja siis millega ta oli rahul ja kapral Vilmausil ühtegi nagu siuke situatsiooni ei olnud, seega tema sai endale kingiks langevari hüppe, mida ma ei tea, kas ta julgeb ära kasutada või ei julge. Ja inimeste poole pealt on jah selline, et meie rühm siis võrreldes teiste rühmadega oli nagu kõige vägevam minu meelest siis, et ma kuulsin, et teistes rühmades oli olnud selliseid lahkarvamusi ja asju tunduvalt rohkem kui meil, et kui meil midagi oli, et siis see sai õhtuks lahendatud, et kõik said nagu omavahel väga hästi läbi, et kõik nagu toimis. Tänan väga teid nende kommentaaride eest, et mainingi võib-olla lõpetuseks ka, et väga tore on näha, et teil kõigil nii head muljed on. SPK on läbitud, on ja teil ongi, olete siia kaitseväkke nüüd tulnud, algus on juba tehtud, nüüd on juba eriala kursused käsil, et ma loodan, et teil läheb kõik hästi, et teile meeldib, teie edasi on teenistus ja rohkem nagu ei olegi, et ma tänan teid saatesse tulemast, meil olid siis külas Jan Robin Lauk logistikapataljonist, Janter Suun Mereväest ja Irma Jää staabisidepataljonist. Aitäh kutsumast! Jah, samad sõnad. Aitäh kutsumast, jah, tegelikult on päris vägev. Kindlasti jälgige ka Kaitseväe sotsiaalmeediakanalid YouTube'is ja Facebookis Sõdurileht ja Instagramis kaitsevägi.edf. Peatse kohtumiseni! Vabalt! Rivitud!